Selles videos õpime, kuidas vormistada loovtööd. Lõiguteksti vormistamiseks kasutame normaallaadi. Laadi kujundamiseks valime ühe lõigu. Font Times New Roman. Teksti suurus 12. Vaatame, et tekst oleks joondatud rööpselt. Reasamm ehk reavahe peab olema 1,5 ning lisaks lõikude vahe, mille leiab siit paragrahv kirja juurest, peab olema 6 tähemärki. Selline peab nägema välja lõigu tekst ja nüüd lisame selle vormistuse normaallaadile. Selle jaoks laadide menüü juurest laadi ja noolekese alt Update to Match Selection. Tänu sellele on mul nüüd kogu tekst vormistatud ühtlaselt. Nüüd vormistame pealkirjad ja selle jaoks kasutame samuti laade. Esimese taseme pealkirjad kasutavad laadi heading 1. Esimese sammuna teen ühe pealkirja aktiivseks ja kujundan selle selliselt Times New Roman, teksti suurus 14 ja bold ehk paksus kirjas. Heading 1 laadi puhul tuleb siit paragrahv menüüst leida selline valik nagu Page Break Before. See tähendab seda, et pealkiri pannakse automaatselt uuele lehele. Nüüd on see pealkiri vormistatud selliselt, nagu heading 1 peab välja nägema. Ja nüüd annan selle vormistuse heading 1 laadile. Jälle laadide menüüst heading 1 noole juurest Update to Match Selection. Lisan ka järgmistele pealkirjadele heading 1 laadi ja nüüd ma ei pea enam käsitsi ütlema ette, mis fonti ma tahan kasutada, vaid saan siit menüüst kohe valida heading 1 ja vormistus tehakse minu eest. Nii teen kõikide esimese taseme pealkirjadega. Alapealkirjade vormistamine käib samuti laadidega. Näiteks heading 2. Font on Times New Roman. Teksti suurus 12. Bold. Ütlen heading 2 menüüs Update to Match Selection ja kõikide teise taseme pealkirjade puhul saan ma vormistamise teha laadide menüüst. Kui pealkirjad on laade kasutades vormistatud, saame lisada automaatse sisukorra. Lähme sisukorra lehele ning valime menüüst Insert Table of Contents. Ja tekib mul automaatselt koostatud sisukord. Kui ma oma tööd täiendan ja sisu juurde lisan, on oluline lõpuks värskendada ka sisukord, et lehekülje numbrid ja pealkirjad klapiksid. Järgmise sammuna määrame leheveerised. Leheveerised on lehe servades olevad tühjad alad. Seda saan muuta layout, margins ja custom margins. Siin pean veenduma, et veerised ülevalt, alt ja paremalt on 2,5 cm ning vasakult 3 cm. Leian Insert menüüst Page Numbers ning valin selle variandi, kus lehekülje number on all keskel. Tiitellehel number ei tohi olla nähtav ja selles on sealt ära peita valikuga header ja footer ning linnukesega
different first page. Sulgen eelvaate ning kontrollin, et tiitellehel pole numbrit, aga kõikidel järgnevatel lehtedel on numbrid olemas. Tiitellehe tekst peab olema joondatud kõik keskele. Fondiks on Times New Roman ning teksti suuruseks 14. Lisame töösse joonise ja vormistame selle nõuete kohaselt. Insert menüüst Picture valiku alt saan lisada pildi. Kõikidel töös olevatel joonistel peab olema kirjeldav selgitus pildi all. Ühtlasi peab kõik joonised teksti sees ristviitama.